you heading in the right direction? You can sprint. You can hustle. But with so many options, how do you know where to go? Trust your gut. It's not just a reflection of your health. It's what's driving it. Like your fingerprint, your gut is one of a kind. And it's trying to tell you something. Introducing the next generation of gut health testing, a home health blood spot test that reveals 5 science-backed biomarkers into your gut's unique functions, giving you the directions to find your own path. Test. Don't guess. From the pioneers of test-based, personalized nutrition, Zinzino. Inspire change in life. Nõustaja on hästi laia spektriga, aga tõesti tegelen siis hästi palju just põletikku alandava toitumisega ja just sellepärast, et ühelt poolt mul on käes Zinzino poolt tõeliselt suurepärased vahendid, kuidas oma kliente aidata ja ma olen ikkagi jätnud ka sisse mõned näited sellest, kuidas minu kliendid on abi nendest toodetest saanud. Et ma ei räägi lihtsalt sellest, mida ma kuskilt olen natukene lugenud või kuulnud. Ma olen nii-öelda haritud toitumisnõustaja, lõpetanud Anneliisi Otsi tervisekooli ja mul on ikkagi praktiline kogemus just ja minu klientide pealt näide siis just selles osas, et mis tooted meil on väga head tulemust andnud. Ja seda ma kavatsengi täna teile siis jagada, 3 põhilist alustala ja kuidas me siis saame tänu Zinzinole oma tervist veel paremini toetada ja mis siis võiks toitumise poole pealt juurde võtta. Aga siis ei saa me üle ega ümber sellest, et miks üldse toitumisest ja üldse sellest valdkonnast rääkida. Ehk siis juba Hippokrates oli nii tark ja ütles meile, et olgu toit teile ravimiks ning teie ravimiteks olla toit. Ja vaat seda meetodit ja seda põhimõtet mina kannan ka edasi, et ma ei taha kindlasti öelda seda, et meditsiinil ei ole kohta ja ainult toiduga annab teha kõiki imesid maailmas, aga toiduga annab toetada kindlasti iga ravi, ükskõik siis kas mingite piirangutega või lisadega. Ja nii nagu doktor Collins alati meil ütleb, et mitte ühegi ravi puhul me ei saa rääkida sellest, et kui me tõstame oma keha üldist tasakaalu, viime keha paremini tasakaalu ja anname talle rohkem toitaineid ja tasakaalustame oma toitainelised vajadused kehal, et siis selle tugevus aitab ka kaasa teistele ravidele. Ja selle tõttu on hästi oluline sellest, ütleme siis sellisest tervise ja toitumise seosest koos ka rääkida. Ja samas hoolimata sellest, et teadusuuringud ja kõik annavad meile järjest enam infot ja teadmist, kuidas seda oma tervist siis toetada, siis sellegi poolest meil terviseprobleemid igapäevaselt maailmas kasvavad. Me ei peatu täna siin pikalt, aga kindlasti olete kuulnud sellest, et dementsuse numbrid kasvavad, diabeedi numbrid kasvavad, eeldiabeet on juba väga levinud ja nii edasi. Ja me võime siin vaadata siis ikkagi peale jällegi oma toitumisele, sest väga paljude haiguste põhjus algab toitumisest, mis hiljem siis jõuab haiguslike seisunditeni ja vajab tõsisemat ravi. Siis selle põhjus võib olla paljuski ja kindlasti ongi selles, et meie toit on täielikult muutunud. Meie toitainete sisaldus on muutunud, sest vanasti said naabritädilt nii selda toredat lambaliha, veiseliha, sealiha, mis iganes liha. Naaberkalamees tõi merelt head värsket puhast kala ja nii edasi ja nii edasi. Ja me sõime siis tõesti sellist toitu, mis oli siis nii-öelda emakese maa poolt loodud meile ja sisaldas siis õiges vahekorras ja heas vahekorras rasvhappeid ja oli tõesti selline loodusest saadud puhas toit. Aga täna me sööme inimeste valmistatud toitu. Ja kui me mõtleme nüüd nende samade puurikanade peale, kes pole võib-olla kunagi päikest näinud või siis ma ikka mõtlen alati selle kurgi peale, mida kasvatatakse piltlikult üteldes siis vee sees ja lisatakse sinna toitaineid, siis ei saagi olla sama väärtusega, mis on päriselt huumuserikas mullas kasvanud, päikese käes päevitanud kurk, tomat ja teised köögiviljad. Ja lihade puhul on ka näha,
ka tänane maheliha ja võrreldes siis nii-öelda tavainimeste valmistatud liha vahel on omega-3 sisaldus teatud testides tulnud tulemust isegi 50% vahega. Ehk et see toit, mida me täna poest kätte saame, ei ole enam sama kvaliteetne ja selline toitainete sisalduse poolest, mis võiks siis kuidagi meile täna anda seda parimat toitainete tasakaalu. Ja siit me jõuamegi selleni, et esimene alustala siis omega-3 ja omega-6 ja nende puhul siis me räägime sellest, et kehal on ülimalt oluline see, et need oleks tasakaalus. Jah, ja kui me vaatame siia nüüd tagasi sellele, et kui me läheme nagu oma keharakkudesse ja läheme tagasi, astume nagu hästi enda sisse ja vaatame, siis me koosneme kõik rakkudest. Ja sealt edasi me võime rääkida juba DNA koostisest ja sinu keha DNA koostises omega-3 ja omega-6 tasakaal peaks olema üks-ühele. Või õigemini, jah, ta ongi üks-ühele. Nüüd, kui me läheme ajas edasi ja vaatame edasi, siis meile toitumise poole pealt soovitatakse, teadlased on välja arvutanud, et 3-1 on selline optimaalne, tervislik, hea tasakaal, mida me kõik võiksime siis oma toitumisega sihtida. Ehk see tähendab seda, et omega-3 on meil üks osa, omega-6 kuni 3 osa. Nüüd, mis on ajaloos muutunud kuskil 1960. paiku, kui siis peale teise maailmasõja esimesi nii-öelda raskuste ületamisi hakati järjest enam tootma toitu, siis see pöördepunkt tegelikult tuli päris kiiresti ja juba läks see tasakaal paigast ära, ehk siis inimestel omega-6 oli rohkem kui omega-3, vaatasin ühte, vaatasin ühte. Ja täna me siis näeme seda, et iga kümnendiga see number kogu aeg kasvab, ehk siis omega-6 on meil väga palju rohkem, kui teda peaks olema ja ma kohe ka räägin sellest, et mis see siis omadega kaasa toob. Aga siinkohal on hästi oluline vaadata veel seda, et tegelikult need numbrid kogu aeg järjest tõusevad. Euroopa Liidu keskmine 15-1 juba väga tervist kahjustav, aga kui me vaatame edasi hiljem veidi ka ülejäänud maailmas, me näeme, et väljaspool Euroopat on see seis isegi veel hullem. Ja miks see on siis oluline? Kui me vaatame oma keha, siis kogu meie keha koosneb rakkudest. Mitte ühtegi organit ega ühtegi organsüsteemi ei ole, mis saaks hakkama ilma rakkudeta. Ja milline on siis meie ütleme olulisus siis sellele, et miks me räägime sellest omega-3 ja omega-6, on see, et esimene alustala on see, et rakumembraan ehk siis see ümbris, mis kaitseb raku sisemust, siis see on suuremas osas koosneb omega-3-st. Ja see tähendab seda, et selleks, et meie rakud saaksid väga hästi toimida, peab meil olema omega-3 ja omega-6 tasakaal paigas. Ja siin on veel üks väga oluline märksõna transrasvapped, millest kindlasti on siin teatud prominentsete prouade kaudu kõik vähemalt nime kuulnud, siis transrasvapped on veel siin valdkonnas veel kõige hullemad kurjajuured, sest nemad teevad nii nagu omega-6 kipub tegema seda rakumembraani kivikõvaks ja tugevaks, siis transrasvapped on seal veel nagu eriti kivikõvad. Ehk see tähendab seda, et kui meil on omega-6 liiga palju, siis meie rakkude membraan on kivikõva. Kujutan teile ette, nagu kanamuna koputa palju tahad, ega sa sealt ikka sisse ei puhu midagi enne, kui augu sisse teed. Ja sama juhtub sinu rakkudega. Ehk meil on tarvis, et meie rakumembraan oleks voolav ja pehme, küll aga peab rakk hoidma oma kuju. Ja selleks on meil vaja natukene omega-6 ja palju omega-3. Ehk omega-3 annab selle voolavuse, pehmuse, läbilaskvuse, omega-6 aitab hoida kuju. Ja miks meil on vaja? Sellepärast, et me tahame, et kõik see head toitained, mida me sisse sööme, et nad jõuaks kõikjal rakkudesse sinna, kus neid päriselt vaja on. Ehk kõik, mis sa tahad, et rakku sisse saab, peaks saama sealt rakumembraanist sisse voolata ja kõik jääkained, mida sinu keha enam ei vaja, peaks saama sealt välja. Kui rakumembraan on kõva,
siis seda liikumist toimuda ei saa. Ja nüüd meil on seda vaja omega-3, mis tagab selle liikumise, et sul kõik toimiks hästi, et su ajutalitlus toimiks hästi, et su südame-veresoonkonna talitlus toimiks hästi, nahk oleks elastne, mõnus, särav, et su juuksed oleks säravad, ilusad, see on lihtsalt, tahadki kaunis välja näha ja see on üks alus. Peab olema omega-3. Ja kindlasti selline väga oluline märksõna omega-3 puhul on veel kindlasti liigesed ja lihased, eriti nendele, kes treenivad kas siis suurematel koormustel või väga sellistel pingespordialadel, kus siis hetkelised pingutused on hästi tugevad, aga tegelikult kõigile sportlastele. Ja tänaseks on selge ka see, et tervisesportlaste kohta tihtilugu öeldaksegi, et tänase tervisesportlase treeningkoormus on nagu tippsportlase treeningkoormus. Seetõttu me võime öelda, et ka pea kõik tervisesportlased peavad kindlasti jälgima veel eriti tähelepanelikult oma omega-3 tasakaalu, omega-3-6 tasakaalu, siis rasvhapete tasakaalu üldiselt, selleks, et lihastaastumine ja üldse taastumine peale treeningut toimuks piisavalt kiiresti, et vigastuste ohtu vältida. Ja miks siis üldse rääkida veel sellest omega-3 ja 6 tasakaalust, on nüüd hästi oluline märksõna kõigile on selline alapõletike teke. Omega-3 ja omega-6 on kehas mõlemad vajalikud, asendamatud rasvhapped. Me peame nad nii-öelda sisse sööma, kas siis toiduga või võtma selleks kvaliteetset lisandit. Mis on oluline? Kui omega-3 on meil kehas liiga vähe ja omega-6 liiga palju, siis tekib väike põletikufoon kogu aeg. See on nagu rabapõleng, et pealispinnal alati ei paistagi, võib-olla kuskilt natuke midagi sussutab, ehk sul on natukene nigel olla, võib-olla oled unine, energiat pole, eluisu kipub nagu nigelaks minema ja nii edasi. See nagu tunned, et kõik ei ole nagu korras, aga päriselt haige ka ei ole õnneks. Kuskilt päris täpselt aru ei saa. Ja see on selline tõesti alapõletik. Ja nii nagu selle raba metafooriga siis võrrelda, et siis seal pealispinnal kogu aeg see tuli susiseb, kogu aeg põleb midagi. Ja see on sarnane olukord, sest omega-6 ülesanne sinu kehas on tekitada põletikku. Ja seda juhuks, kui viirus või bakterid või midagi sinu keha ründab, siis omega-6 tekitab põletikku, et seda rünnakut nii-öelda peatada, kaotada. Teine osa on omega-6 on ka väga vajalik, et näiteks hüübimise jaoks, verehüübe jaoks on omega-6 väga oluline, et iga väikse kriipsu peale ikkagi verest tühjaks ei jookse. Et see hüübimise olulisus on ka omega-6 kanda. Nüüd omega-3 vedeldab verd, nii et esimene asi kohe märksõna neile, kellel on juba küsimust südame-veresoonkonna probleemidega, aga ka selleks, et neid ennetada, siis vedel voolav veri on meile väga oluline, et mitte üle koormata südant ja et meil ei tekiks ka mingeid ummistusi kuskil veresoonkonnas. Nüüd, eks need alapõletikud pluss rakumembraan ja rakukoostis, et need on need sellised põhimärksõnad. Ma arvan, et ma võiksin teha sellise lõdvalt ühepäevase koolituse sellest, et miks kõik veel on meil oluline omega-3 ja omega-6, aga need on sellised kõige olulisemad põhimärksõnad, millele ma täna peatukski. Ja selleks, et siis et väike meeldetuletus, et siis tänane seis on siis selline, et me peame meeles pidama enda jaoks seda vahekorda 3:1 ehk kuni 3 omega-6 ühe omega-3 kohta. Keskmine Euroopa tulemus on siiski 15:1, mis tähendab seda, et väga suur osa inimestest, 95% Euroopa elanikkonnast on tegelikult tasakaalust väljas ja on selles 3:1 ülepiiri nii-öelda. Ja see on hästi oluline teada, et siis mis seisus sina oled ja mis sinu olukord täna on. Ja ma jätsin siia ka näha need mõned näited sellest, et nagu öeldud, et siis maailma keskmine umbes 97% elanikkonnast on tasakaalust väljas, ehk umbes 97% mängib kogu aeg nagu Vene ruletti oma tervisega ja küsimus on selles, et kas ja milline haigus mind võib-olla järgmisena võiks tabada. Et mu kõne või mõte ei ole nüüd see, et kõik hirmsasti hirmutada, et nüüd kohe kõik hakkavad haigeks jääma, aga seal on väga suured terviseriskid, just eriti südame-veresoonkonna ja erinevate ajuprobleemide tekkeks
ja just seetõttu, et ka näiteks ajurakkudest ja üldse ajukoostises väga suur osa on tegelikult rasvhapped ja eriti oomega 3. Ja siit tekib alati see küsimus, et kas sina tahaksid enda numbrit teada? Mina tahtsin. Ja ma võtan korraks tagasi ja minu esimene test on tehtud siis minu toitumise parimal hetkel, kui ma tegin toitumiskooli õppekava järgi siis oma nii-öelda koduseid töid, kus mul olid väga rangelt jälgisin, et mul oleks kõik rasvad, valgud, süsivesikud tasakaalus, igapäevaselt saaksin kõik fütotoitained kätte, et mu vitamiinide, mineraalainete tasakaal oleks paigas ja sel hetkel ma sain tegelikult täiesti Euroopa kõige keskmisema tulemuse 15:1, mis näitab seda, et mina sain väga selgeks, et ja ka tegelikult õppimise käigus, ma kõigi loengute käigus, kus rasvhapetest juttu tuli, sain tegelikult selgeks, et toitumisega üksi on seda päris keeruline paika saada. Ja selleks siin on loonud väga hea koduse kuivveretesti ja ma alati tahan oma klientidele jagada ka seda mõtet, et isegi kui välja ei öelda, siis tihti mõeldakse seda, et ahah, ise teen testi, ise siis sinu poolt siin analüüsime ja kas on ikka aus ja õiglane. Siis ma tahaks selle kohe kummutada sellise müüdi, et ma ei tee seda ise. Selle taga on väga tugev teadusmeeskond, kes on selle testi loonud ja seda testi analüüsitakse Vitas Analytical Services, mis on siis näiteks selliste suurülikoolide nagu Harvardi, Cambridge'i, aga ka London King's College'i ja väga paljude teiste teadus- ja haridusasutuste partneriks. Et tegemist on päris ametliku teaduslaboriga, mitte keegi meist ise kodus kuskil, mina ise ei analüüsi ühtegi testi. Eestis on meile üks konkurent, kes rasvhapete teste teeb ja tegelikult see analüüs on nii keeruline protsess, et ka nemad, olles Eesti üks tugevamaid teaduslaboreid või ütleme siis selliseid vereuuringute laboreid, nemad ka koha peal ei analüüsi seda testi. Nemad saadavad oma testid Saksamaale, meie saadame Norra. Ja siin ma pikalt jälle ei peatu, sest tegelikult huvitab igaühte see siis, et mis see sinu tulemus on. Sest me võime rääkida siin ühte ja teistpidi, me võime arvata, mis meie tulemus on ja nagu ma ütlesin, minu jaoks oli see halb üllatus, sest sel hetkel, kui ma olin juba teadlikuks saanud, et toitumisega üksi on seda suhteliselt keeruline saada, vähemalt minu menüüst kajastus küll, et mina teda toitumisega hästi täis ei saa, siis ma pean ütlema, et minu tulemus oli mulle sellegi poolest negatiivne üllatus ja ma ise lootsin, et ta on madalam. Ja kui see test ikkagi näitab, et su tulemus ei ole selline, nagu sa oled oodanud, siis meil on selle vastu ka pakkuda kohe lahendust, et kuidas siis tõsta seda oomega 3 sisaldust oma toitumises, ehk siis me ei räägi enam mitte toidulisanditest, vaid lisatoidust ja seda see õli tõesti on. Ja meie Balance Oil on siis selline testiga käsikäes toimiv komplekt, kus siis 60% sellest pudelikese sisust on kõrge kvaliteediga puhas kalaõli, mis on siis toodetud jätkusuutlikult loodusest püütud kaladest ja väikekaladest, mis on jälle hästi oluline just selle õli kvaliteedi ja puhtuse osas. Sest ma arvan, et täna enam nendele, kes oma tervisest on huvitunud ja on oma tervisele tähelepanu pööranud, siis nende hulgas on harva neid, kes ei ole kuulnud, et me peame jälgima ka kala kvaliteeti, et väikekalad ja loodusest püütud kalad on küll ääretult hea valik, küll aga me peame olema kindlad, et see on puhas ja et ei sisalda metalle ja nii edasi, mürkaineid. Et näiteks seesama Läänemere kala oma väikse Läänemere suhteliselt suletud seisva vee tõttu võib olla tihtilugu väga mürgine. Seetõttu see õli, mis on väga hästi kontrollitud, testitud ja see kvaliteet, see kalade kvaliteet on juba nii palju kontrollitud, et me saame julgelt öelda, et see õli on puhas. Me ei pea muretsema selle pärast, et kas see, mida ma täna sisse söön ja võtan, on puhas. See on kontrollitud tulemus. Ja 40% sellest pudeli sisust on siis eelkorjatud esimese klassi
ekstra neitsi oliivõli ja kuidas me seda siis kõige paremini teame, et tegemist on jälle väga kõrge kvaliteedilise õliga. Üks asi on see, mida näitavad uuringud ja testid, teine asi on see, mida näitab sinu enda kõri. Et kui sa seda võtad, siis sa tunned sellist natukene kriipivat tunnet ja see on väga oluline tunne. See näitab seda, et õli, mida me kasutame, oliivõli on väga puhas õli. Kui sul on olnud võimalus hea ja puhta õliga kuskil näiteks Vahemere ääres katsetada, proovida, siis seesama kriipiv tunne peaks olema tuttav tunne. Ja see on ka see, mille peale ei ole mõtet ehmatada, kui tunned, et veidi kriipib kurgus, siis tead, et tegemist on kõrgelt kvaliteediga oliivõliga. Et hea teadmine nii selle õli võtmise puhul kui ka siis, kui hakkad omale head oliivõli koju valima. Ma ei peatu väga pikalt nendel kvaliteedimärgistel, küll aga ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et see ei ole lihtsalt jutt, et me räägime kõrge kvaliteediga tootest, vaid meil on omistatud väga erinevaid kvaliteedimärgiseid. Kes tahab, need on kõik siin sinu kodulehel olemas, saab uurida kõigi nende märgiste kohta täpsemalt. Aga minu kui motokrossi emme jaoks, kelle poeg on ikkagi võistlemas suhteliselt kõrgel tasemel ja kelle jaoks mitte kaugel ei ole ka küsimus, kus informed sport on meie esimene märgusõna kõigi lisandite ja muu juures. Ehk et siis need on tooted, millel on antud ka kvaliteedimärgis selleks, et ka tippsportlased saavad neid kasutada, ehk nende dopinguproovides ei teki mingeid ebakõlasid, ega need ei ole kuidagi tervist kahjustavad või muud sellist, et nad on kontrollitud, puhas, sobiv toode ka tippsportlastele ja teatavasti nende järelevalve toitumisele on veel oluliselt kõrgem kui nii-öelda tavainimeste toitumise vaade. Aga siin me näeme ka just sellise jätkusuutlikkuse ja ka juhin tähelepanu vegan märgistusele, et vegan märgistus loomulikult ei ole mitte kõigil toodetel, et ega ühte vegan kala pole veel mööda ujunud, aga nendel toodetel, mis meil on vegan tooted, näiteks ka õli, et siis nende puhul on kontrollitud vegan tootega tegemist ja kõik veganid võivad rahuliku südamega võtta. Vahel mul küsitakse, et aga et kui kaua ma seda õli siis võtma pean või kas mina peaks võtma või kas mu lapsed peaks võtma, kas mu ema peaks võtma, siis vastus on sellel pildil ja vastus on see, et kõik, kes toituvad, peaksid või siis ütleme, et iseseisvalt toituvad või siis ikkagi on juba oma toidul ehk mitte enam rinnapiimal, siis need peaksid kõik võtma. Ehk sellel hetkel, kui beebi hakkab sööma juba ise, juba nendel esimestel päevadel. Ja miks ma ütlen, et juba nendel esimestel päevadel võiks hakata õliga harjutama, on sellepärast, et beebi oomega-3 sisaldus või siis tema rasvhapete tasakaal sõltub esialgu rinnapiimast ja ema tervisest. Mida kahjuks testid näitavad, on see, et beebid kipuvad emadelt võtma endale kõik vajalikku. Emad on tihtilugu sünnituse hetkeks või ka raseduse lõppjärgus ise juba nii tugevas puudujäägis, et kindlasti on ta raseduse perioodil tugev kaaslane, enne rasestumist väga oluline kaaslane. Selleks, et rasestumine üldse saaks hästi toimida, on oluline rasvhapete tasakaal ja rõhutan siinkohal, ma loodan, et meil on siin hästi palju noori, kellel on plaanis hakata lähiajal rasestuma kõvasti, et siis see on oluline nii meeste kui naiste puhul, et oomega-3-l, eriti siis DHA-l on eriti oluline roll näiteks ka sperma kvaliteedil ja samamoodi emaka toimimise ja rasestumise õnnestumise jaoks mõlema soo puhul, nii ema kui isa puhul on väga oluline rasvhapete tasakaal, aga ka kõigis teistes vanustes. Ehk et ma ei näe ühtegi nii-öelda vanuserühma, kus ei oleks ta oluline. Lastel jällegi väga oluline, sest lapse keha on nii väike ja iga selline ebakõla nende puhul kohe väga palju rohkem nagu paigast ära läheb. Ja samamoodi siis eakamad vajavad oomega-3 rohkem ja mis mulle siin süünotoodete puhul meeldib veel on see, et meil on igale vanusegrupile, igale elustiilile oma arvestusmeetod, kuidas ja kui palju seda õli peaks võtma. Ehk siis, et lihtkoeliselt kõigepealt väikelapsed, eakad ja sportlased või siis väga suured treeningkoormusega tervisesportlased peavad võtma alati rohkem kui siis sellise
kuidas me ütleme siis, tavatempos elavad inimesed. Et nii ta lihtsalt on, meie kehad vajavad erineval eluetapil erinevas koguses erinevaid vitamiine, mineraalaineid, erinevas koguses rasvhappeid ja sellega tulebki arvestada ja Cinzino seda väga kenasti teeb, mida paljud ettevõtted ei tee. Tihtilugu on vastuseks võtta 2 kapslit ja punkt. Aga see ei ole loogiline. Nüüd Cinzino Balance oli, siit saavad kõik ka ise hetkel lugeda, aga tõesti eriline koostis, suhteliselt kõrge tase omega-3, mida soovitan kõigil võrrelda sellega, et kui sa võtad täna mingit teist omega-3, siis vaata üle, milline on sinu omega-3 siis selline koostis ja rõhutan siinkohal, et keskmine inimene peaks saama igapäevaselt umbes 2 milligrammi omega-3 päevas, mis tähendab siis seda, et näiteks umbes 500 grammi kõrgekvaliteedilist lõhefileed, et mõtle järgi, kui palju sa igapäevaselt sööd. Taimsed omega-3 allikad annavad meile kahjuks, võivad anda nagu koostisena isegi vahel päris häid numbreid, aga omistub kehas taimne omega-3 oluliselt nigelamalt, mistõttu siis taimsetest allikatest saadav omega-3 kogus peaks olema veel suurem. Ja jälle nagu öeldud, et igaühe vajadused on erinevad. Aga mis on veel hästi oluline Cinzino toodete puhul, siis meie Balance Oil ja teised tooted on täislooduslikud, mis tähendab seda, et seal ei ole nii-öelda tühjasid mahuaineid, lõhnamaitseaineid. Väike erand siinkohal on tutti frutti maitsega õli. Ja ma selle rõhutan igaks juks ära, et keegi pärast ei ütleks, et ma olen valetanud, et tõesti, et tutti frutti puud ei ole veel looduses kasvamas leitud, nii et tutti frutti lõhna- ja maitseained on lisatud pudelisse kunstlike ainetena, küll aga jällegi testitud ja kontrollitud ained, aga ülejäänud õlid on kõik täielikult looduslikest koostisosadest, mis on ka väga oluline. Samuti sisaldab vähese, ütleme siis, suhteliselt natukene D-vitamiini, aga mis ajalugu on näidanud ka minu klientide puhul, et kui rakk saadakse ilusti toimima, siis vahel polegi rohkem D-vitamiini vaja kõrvale võtta või siis tuleb vähendada koguseid, et ei vajata enam nii palju, sest rakud hakkavad toimima hästi. Ja mis on teine märksõna, ehk siis D-vitamiin omistub teiste rasvadega koos väga hästi, mistõttu see omega-3-ga koos võetuna toimib väga hästi. Ja teine õli, mida ma siin hea meelega tutvustaks, on siis ka meie premium õli, mis suures osas on väga sarnane eelnevalt näidatud Balance Oilile, siis Balance Oil Premiumil on erandiks see, et talle on lisatud suuremas koguses polüfenoolide rikast oliivõli ja meie Revo-oli on siis tõesti erilise tootmisviisiga saavutatud see, et polüfenoolide sisaldus on väga kõrge. Ja see siis lihtsalt tekitab sinu kehas selle olukorra, kus põletike vastu võitlemine on veel lihtsam, sest polüfenoolid oma olekult siis võitlevad põletikega, on antioksüdantid ning väga head sinu immuunsusele ja üldse tervist toetavad. Nii et seetõttu see premium õli on kindlasti, et kellel on võimalik seda endale lubada, siis see on kindlasti see, mida võiks eelistada. Ma loodan, et keegi ei ole meil pisikses telefonis, nii et ma jään hetkeks tasa, et kõigil on korra võimalik lugeda minu klientide päris tagasisidet. Ja just tõesti, lubasin olla korra tasa. Ja ma loodan, et ka teie poolt paremal, minu pool paremal on siis ühe minu väga lähedase inimese kommentaarid, kes ühe päeva jooksul saatis mulle 2 sellist sõnumit. Ja mis on siis tõesti nüüd jällegi nii-öelda reumapatsiendi tulemus, mis tähendab seda, et see mitte lihtsalt enesetunne natuke ei parane, vaid tegelikult on õnnestunud temal saada reuma näitajad alla. Ma ei taha öelda, et see töötab kõigi puhul ja alati nii, aga põletiku alandamine aitab iga tervise olukorra puhul selline
põletikku vähendav ja tervist toetav toitumine aitab siis kõigi tervisenäitajate puhul, aga tema puhul see rõõm oli tõesti hästi suur, kuidas tuli arsti juurest välja ja tal on nii rauavarud korras, mida on tõesti, ütleme julmalt siin 5-60 aasta vältel kogu aeg öeldud, et see ongi sinu keha eripära ja sul peabki natukene minestamise tunne olema ja sul ongi normaalne, et sul on paha olla ja kõike muud, et seda rauda ei õnnestugi üles saada, siis nüüd, kui rakud on hästi tööle saadud ja test on ka samuti korras ja roheliseks muutunud, siis tegelikult on paika läinud ka teised tervisenäitajad, mis oli loomulikult suurepärane üllatus ja kuna ta sellel päeval, kui ta mulle sellise suurepärase sõnumi saatis, oli oma meeled hästi avanud ja hakkas kindlasti mõtlema, et huvitav, et kas mul midagi veel on muutunud, siis õhtul tuli järgmine sõnum. Vaatasin praegu öökapil kannakreemi ja sain aru, et sedagi pole mitmeid kuid vaja läinud ja sõrmeotste lõhed ka hoolimata kinnasteta mullast sobramisest iseenesest kadunud. Eks vist taas õli teema. Ehk siis see mõte on seesama, et see oli inimene, kellel olid kannalõhed olnud eranditult kõik suved, sest kui ikkagi seal põllu peal ilusti toimetada ja tööd teha, siis selle mulla ja tolmu keskkonnas, aga kuna ta seestpoolt kuivas nii kohutavalt, et tal näiteks ka nahk, ütleme siis see säärenahk oli selline nagu krokodillinahk, need asjad on kõik kadunud. Sõrmeotste lõhed, ma ei tea, kas kellelgi on kunagi üldse nahalõhesid siin seltskonnas olnud, aga kellel on olnud, see kindlasti teab, kui valulikud on lõhed ükskõik kas kanna või sõrmeotstel või kus iganes. Et see oli midagi, mis minu hingele tegi nii rõõmu, sest ma olin nii palju mõelnud nende sõrmede peale, et kui valus see peab olema ja kui raske on niimoodi elada, kui sa ei saa midagi võtta kätte, sest kõik on valus, kõik näpuotsad on puruks. Ehk need on sellised päris tulemused, mis on sellised nagu hästi rõõmu teevad. Samas on meie õlile omistatud siin kohe välja toodud mul ka 18 väidet, mis on siis EFSA kinnitusega ehk tõestatud väited, mida me saame öelda, et Balance Oilile saame omistada. Näiteks normaalne luudestruktuur, võitleb oksüdatiivse stressiga, normaalne vererõhk, loote ja rinnaga toidetava imiku silmade normaalne areng, normaalne nägemine, normaalsed hambad, normaalne südametalitlus, ajutalitlus, immuunsüsteemi talitlus ja nii edasi. Ma ei loe neid kõiki ette, jällegi kindlasti on võimalik hiljem salvestus panna stopile, vaadata rahulikult nad üle, aga et see kasu, mida see õli meie kehale ja tervisele annab, on tõesti teaduslikult tõestatud ja väga mitmekülgne. Ja kõik need asjad ei olegi kõigi inimeste mure, aga võib-olla on siin nimekirjas midagi, mis kõnetab just sind ja mis on sinu tervise puhul väga oluline. Aga nii nagu öeldud, et ma tutvustan täna siis 3 toodet, siis Sinsino terviseprogramm koosneb tegelikult, ütleme siis nii, et 3 alustalast, millest üks on tõesti see Balance Oil. Ehk esimene samm peaks olema siis see, et kontrollida, mis sinu number täna on. Ehk teha kuivveretest ja saada teada. Ja mis iganes see tulemus seal siis on. Kui see tulemus on rohkem kui 3-1, siis kindlasti hakata võtma Balance Oili ja seesama õli, mida ma siis tutvustasin. Järgmine on siis selline taastusprogramm, ehk siis keskel näete Sinsino biootikut, mis siis on meie mikrobiomi toetaja. Oma olemuselt, ma kohe hetke pärast räägin tast veidi pikemalt, aga kindlasti jälle, et kõik, kes tervisest huvituvad, on kursis sellega, et viimaste aastakümnete jooksul on meeletult uuritud inimese mikrobiomi, on uuritud seda, kuidas see mikrobiom töötab, miks ta on oluline ja leitud seda, et mikrobiomist algab kogu meie keha toimimine. Ja tegelikult, kui me läheme tagasi ajaloos, kas või sinna samma Hippokratese juurde, siis juba sellel ajal tegelikult sajandeid enne Kristust oli avastatud seda seost, et meie kehapakterid, meie mikrobiomi bakterid on seotud meie tervisega ja neid mõjutati juba sel ajal. Oleks olnud rumal jätta kasutamata see, mida tänane teadus meile annab ja ütleb, et mitte toetada seda mikrobiomi, sest me räägime siinkohal nahatervisest, me räägime siinkohal juuste ja kõige muu sellise tervisest, aga ka väga tugevalt me räägime meeleolust, me räägime ajutööst,
sest täiesti selge seos on leitud meie aju ja mikrobiomi vahel. Loomulikult ei saa siin jätta vahele seedimisest rääkimist ja kui meie seedesüsteem ei toimi normaalselt, ehk me ei saa kätte neid aineid, meie rakud ei tööta, meie seedesüsteem ei tööta, siis kuidas saakski midagi muud meie kehas üldse toimida? Kuidas saaks ükskõik mis organsüsteem toimida, kui meil ei toimi kas seedimine või rakud? Ja mõlema toimimine on väga oluline. Ja viimane sammas siis on siis see tugi, ehk siis me näeme siinkohal kohe siis Extendi hea ettepanekuna, kuidas siis tuge oma tervisele pakkuda. Ehk kui me saame rakud tasakaalu, meie rakud hakkavad töötama. Kõik, mida me sisse sööme, jõuab õigesse kohta ja toimib hästi. Meil on mikrobioom toetatud, meil on head bakterid on õnnelikud, nad saadavad välja õigeid signaale, su keha toimib hästi, siis on veel ainult viimane samm jäänud teha, anda oma kehale piisavalt vitamiine, mineraalaineid, fütotoitaineid, mida su keha saab kasutada selleks, et hoida keha hästi toimimas. Ja ma räägin nüüd ka nendest 2 teisest tõotest veidi lühidalt juurde. Ja kindlasti siis see inimene, kes su täna siia kutsus, on kindlasti valmis jagama ka rohkem infot ja samuti siin Sino TV-s on nende toodete kohta ka pikemad tutvustused, aga Sinobiotic kui siis kiudaine segu. Ja see on siis, mille poolest eristub Sinobiotic teistest turul pakutavatest kiudaine lisanditest, siis esiteks ma julgen kohe öelda, et ta on koostise poolest üks rikkalikumaid. Tihtilugu me näeme kiudaine nii-öelda pulbreid või segusid, kus on näiteks 1, 2, 3 erinevat kiudainet. Nüüd, miks on see erinevus üldse oluline, et nii nagu vanarahvaski see meil kipu iidsed tõstamaalased on öelnud, et erinevus rikastab, siis kiudainete puhul on see 100% nii ja just seetõttu, et mida rohkem on meil erinevaid kiudaineid, seda paremini me toidame oma soolestiku mikrofloorat. Ja seda mitmekülgsemalt, sest erinevad kõhubakterid tahavad erinevat toitu. Põhimõtteliselt on nende peamiseks toiduks ikkagi kiudained, ehk siis vees laustumatud süsivesikud, aga need on siis sellised asjad, mida erinevad bakterid söövad erinevaid. Ja sellepärast me peame oma toidulaua hoidma ka ääretult mitmekesise, et meil tuleks neid baktereid juurde ja need, kes meil juba kehas on, et nad oleksid hästi toidetud. Nüüd, me võime ka mõelda seda, et kindlasti olete kuulnud, et meil on nii-öelda head bakterid ja halvad bakterid. Mida rohkem me toidame neid häid baktereid, seda paremini nemad elavad, seda paremini sinu tervis ka on toetatud. Nüüd, kui sa armastad väga magusat või sa armastad väga valget nisujahu tooteid, väga töödeldud toitusid, siis nii nagu need töödeldud toidud on kurja juur oomega 6 juures, ehk siis töödeldud toitudest me saame väga palju oomega 6, siis samamoodi need töödeldud toidud ja väga suhkrurikkad toidud või siis süsivesikute rikkad toidud on ka heaks toiduks just nendele nii-öelda nigelatele bakteritele, kelle vohamist me kehas ei taha tegelikult. Ja mis on tulemus? Me satume sellisesse surnud ringi või nõiaringi. Kui me toidame oma keha halbasid baktereid ja nemad vohavad hästi, siis hakkavad meie kehas erinevad funktsioonid halvemini tööle ja samas meie heade bakterite hulk läheb väiksemaks, sest neil ei ole piisavalt toitu. Mis tähendab seda, et tasakaal läheb paigast ära ja nüüd kehasignaalid, mida meie seedimine annab ajule, on see, et anna veel seda halba toitu. Ja mis sa arvad, mis suga siis juhtub? Isud. Igasugused isud asjade peale, mida ma mõistusega tean, et ma ei taha, ma tegelikult ei taha oma kehale sellist toitu anda, aga ma kohe tunnen, et ma tahaks. Siia alla lähevad eriti hästi kõik burgerid, sellised kiirtoidud, väga rasvarikkad toidud, et meie halvad bakterid tegelikult küsivad. Mis tähendabki seda, et meie ülesanne peaks olema oma toitumisega tagada see, et me anname kogu aeg headele bakteritele head toitu, et nemad oleksid tugevamad ja seda paremini ka isud vähenevad. Samuti siis Sinobioticil on tõestatud, et ta aitab säilitada normaalset kolesteroolitaset, mis siis samuti väga oluline ja nagu öeldud, taastab siis, aitab tasakaalustada ja toetab siis soolestiku mikrobiomi. Ja siin on see sama loogika, et võib kasutada teda erinevalt, vastavalt sellele, milline on sinu vajadus. Tavapäraselt seal sees on selline kulbike ja siis on hea see
pulber segada vees ja kindlasti juua rohkelt vett peale. Nüüd teine küsimus on veel see, et kui sa alustad sinobiootiku võtmist, siis pigem väiksemate kogustega ja tihemini, mitte siis korraga kohe teha 2 kulpi, nagu on seal soovitus, et kiudainetega ja sellise kiudainete lisandiga harjumine kehal võib võtta natuke aega ja kindlasti, et kui sul esialgu näiteks tekib mingeid ka seedevaevusi ajutiselt, siis vähenda pigem korraks kogust ja harjuta oma keha natuke haaval, sest sinu bakterid, nagu me rääkisime, nemad on nagu oma kolooniad seal ja need bakterid, kes seda vajavad, võib-olla on alles nõrgukesed, et neid on veel vähe ja nii edasi, et siis toeta niimoodi vähehaaval, sammhaaval ja suurenda neid koguseid. Jällegi see inimene, kes su täna siia kutsus, ta kindlasti on valmis sulle sellest natuke täpsemalt rääkima. Aga siis viimane samm, mis siis selles terviseprotokollis ehk siis ütleme siis oma tervise alustalades, et su energeetika oleks hea, et sul oleks energiat palju, et sa jaksaks, tahaks ja elulust oleks ka ilus, siis viimane osa on siis toetada oma keha. Lisaks väga mitmekülgsele toidule ka tegelikult sellise immuuntoidu lisandiga nagu näiteks Xtend. Ja meil on ka tegelikult ka edasiarendus Xtend pluss ehk mõlema puhul me räägime siis sellisest väga heast toidulisandist, mõneti nagu kutsutakse võib-olla multivitamiiniks, aga me ei nõustu sellega üks-ühele, et ta ei ole klassikaline multivitamiin. Ta sisaldab küll 22 vitamiini ja mineraalainet ja põhimõtteliselt selleks, et need samad kogused aineid kätte saada, võiksid sa süüa umbes 3 kilo erinevaid puuköögivilju ja muid toiduaineid juurde ja mulle tundub, et see 3 kilo eesmärgina igapäevaselt ja tasakaalu saada on väga keeruline. Nüüd samuti sisaldab ta beta-glükaanide segu, mis siis jälle toetab meie immuunsüsteemi. Ja kindlasti siis see Xtend on osa sellest terviseprotokollist just seetõttu, et kui me esimese sammuna saame oma rakud tööle, teisena toetame oma mikrobiomi, siis nüüd on meie keha valmis omistama kõike seda head, mida me anname ja selleks, et tagada oma vitamiinide ja mineraalainete tasakaal kehas, et me saaksime piisavalt seda, mida kõik organsüsteemid vajavad, siis minu jaoks tundub lihtsam selle asemel, et ennast ajada hulluks kuskil Nutridata programmis ja igapäevaselt vaadata, kas ma kõik ained kätte saan, ma võtan ta juurde selle lisandiga. Ja need 3 sammu on need, mis panevad su särama nii seest kui väljast ja elust tõesti rõõmu tundma ja ma kutsun kõiki üles siis just neid 3 toodet siis katsetama, armastama ja oma kehas ennast paremini tundma. Ja ma olen jätnud siia ka ülejäänud meie tootevaliku näha, ehk siis see, et kui sinule mingil põhjusel oled otsustanud, et sinule ei sobi see kalaõli, siis või ka näiteks, kui sa kardad, et sul on kalaallergia olnud ja soovid pigem vegan lahendust, siis see on meil olemas õlile. Küll aga jällegi ka kalaallergia puhul on soovitatav katsetada ka meie õli, loomulikult siis kontrollitult, et need, kellel on tõsisem kalaallergia, kindlasti kontrollitult, aga reeglina meie õli tootmisviis on selline, et tegelikult allergiahoogu tekitavaid aineid selles õlis enam ei ole. Mis tõttu väga paljudele, kellel on kalaallergia, sobib ka meie kalade baasil toodetud õli. Siin on meil väga häid teisi immuunsust toetavaid lisandeid, näiteks vetikalisandid nagu spiruliina põhjal. Siin on erinevaid ka näiteks multivitamiin lastele, et ma arvan, et kõige olulisem samm siit peale selle kohtumise lõppu on võtta ühendus selle inimesega, kes täna siia kutsus ja vaadata üle, et mis on need asjad, mis sind täna kõige paremini toetaks. Kui sa oled juba terviseprogrammi osad enda igapäevaellu juba integreerinud, siis võib-olla on aeg üle vaadata, et kas on sinul vaja hoopis mõnda teist toodet, näiteks su immuunsüsteem vajab teistsugust toetust või lisa, siis mina väga soovitan ka kurkumi lisandit ja selles osas ma soovitan väga rääkida selle inimesega, kes kutsus su. Ja kui sul on nüüd see küsimus, et sinu kutsuja puhul võib-olla näiteks, et ta ei oska kas kõigile sellistele väga spetsiifilisele
spetsiifilistele toitumisküsimustele vastata, siis nii sina kui tema võite minuga ühendust võtta, ma aitan teil vaadata, et mis need asjad võiks olla, mida sina vajad. Ja siin tuli üks väga hea küsimus nüüd raua osas ehk rauapuudus väga levinud probleem. Ja siinkohal siis on see, et raua puhul esimene märksõna on see, nagu ka minu selle kliendi puhul näidis on, et esiteks tuleb saada rakud tööle ehk meie keha omistumine peab saama paika ja seejärel siis me saame hakata vaatama, et kuidas ja mismoodi toetada seda raua omistumist veel. Raua omistumiseks on jällegi natuke pikem lugu, nii et me täna siin väga pikalt ei peatu. Aga raua osas siis tõesti, et esimene asi rakud tööle ja näiteks Extendis on raua siis osa ka esindatud, et kui su rakud töötavad hästi, siis sealt saab juba lisa. Ja nüüd siis kiirelt peatun ühel tootel veel, mis siis võib aidata neid inimesi. Ma lubasin 3 piirduda, aga ma ilma viivata ikkagi ei saa. Sellepärast, et kui sinu meeleolu ja uni ei taha ikkagi nagu paremaks minna ja sul on stressitase väga kõrge, siis tõesti 2 lausega täislooduslik safrankrookose põhjal loodud siis viiva, mis tasakaalustab su närvisüsteemi, ei ole antidepressant, ei tekita sellist mullis olemise tunnet, vaid pigem avardab su meeli, parandab kontsentreerumist, et siis see on see, mida küsida ka sellelt inimeselt, kes su täna siia kutsus ja ma ausõna sellelt pikalt rohkem ei peatu. Aga kujundame siis toitumise tulevikku koos ja selle esitluse poolest ma tänan kõiki, kes siis seda kuulasid, kes sellele kaasa elasid ja kuna siin oli ka juba küsimus selle kohta, et mis need testid maksavad, siis ma näitan, ma võin näidata veel, jah, musta reede pakkumist, sest minu kliendid ütlesid selle kohta. Musta reede pakkumist kindlasti praegu kogu asja tänane point ongi must reede. Minu kliendid kirjutasid mulle peale seda, kellel, kuna sa oled klient juba, siis sa said selle pakkumisega meilile, siis minu kliendid esimesed kirjutasid vähem kui tunni jooksul, et Mari, kuule, siin on mingi kala sees. Ma ütlesin, õli sees on kala küll, aga pakkumine ongi nii, nagu seal kirjas on. Ega siis ei saa ju nii olla. Nii et ma jagan teile siis seda, mis siis meie täna musta reede raames saame sinule pakkuda. Ja see oli väga hea küsimus, et mis see test siis maksab? Ütleme otse. Kui sa lähed siin sinu kodulehele, tahad sealt lihtsalt osta ühe testi ilma, et sa oleksid meie klient, siis ma pean ütlema, et ma niimoodi üldse ei müü, aga kõik võivad öelda, kui ma nüüd eksin, aga siis see test maksab 189 €. Mis ei ole kindlasti, ma arvan, selline esimene yes-pakkumine, mille peale sa ütled, et andke mulle see test, ma hakkan kohe tegema. Aga pole hullu, nagu teleturus, siis meil on teile palju parem pakkumine täna. Ehk siis 2. detsembrini on siin on rahvuspüha must reede ehk siis musta nädala pakkumised avatud ja jällegi, et kes su siia kutsus, ma loodan, et ta on sulle selle lingi juba saatnud, kui ei ole, siis küsi, miks ta sulle seda juba saatnud ei ole. Aga ma võtan esimesena lahti siis meie Balance Oil testiga koos pakkumise ja siin sinu süsteem toetab siis seda, et inimene toetab oma tervist järjepidevalt, mis tõttu me pakume teile püsitellimusega paketti. Ja tavapäraselt, kui sa tellid omale selle püsitellimusega paketti, siis esimesel kuul on sinu arve 204 €, aga ta sisaldab siis juba 2 suurt õli ehk 300 milliliitrist õli, 2 väikest õli, nii et kõik, kes kavatsevad Belgiasse lennata või kuskile mujale, siis 100 milliliitrine mahub hästi sinna kohvrisse, lennujaamas ära ei võeta. Et 2 suurt, 2 väikest õli, pluss siis esimene test ja 4 kuu pärast, kui sa oled ilusti õli võtnud, tuleb sulle teine test. Aga nüüd siis see, miks me ütleme, et alanud on täielik rahvuspüha ja siin siinukate selline, ma ei tea, ma natuke suurendan, ehk on näha. Ehk siis, kui tavapäraselt sa saad selle 204 € eest 2 testi, 2 suurt õli, 2 väikest õli, siis nüüd sa saad tegelikult kõike seda topelt. Ehk 4 suurt õli, 4 väikest õli ja kokku siis 3 testi kohe juurde. Ja mis tähendab püsitellimus siinkohal? Tähendab seda, et kui sa oled selle esimese stardipaketti kätte saanud, siis igal kuul tuleb sul edasi ainult õli arve. Ehk et 1 õli pluss postitus, Eestis peaks ta olema siis tänase seisuga 46 €.
et postitus pluss õli. Õli ise 42 eurot meie püsikliendile. Kui sa lähed lihtsalt sinna lehele ja tahad selle ühe õli tellida, siis see oli 58 eurot. Jälle ei mäleta peast, ei müü kunagi klientidele nii. Ikka ainult järjepidevalt, sest tegelikult kui sa selle ühe õliga ära võtad, siis korraks mingi muutus su kehast tekib, sa tõenäoliselt ei tunnegi seda, aga see õli vajab järjepidevust ja järjest võtmist. Mistõttu püsitellimus on minu arust selles suhtes ainuvariant. Ja edasi on siis nii, et esimene tellimus pluss 6 kuud püsitellimus on sinu miinimumprogramm. Kui sa soovid, siis peale seda nii-öelda 7. kuud ehk siis 6 kuud püsitellimuse lõppu, sa võid selle tellimuse lõpetada, mida ma muidugi ei soovita taaskord, et kindlasti on mõistlik võtta seda järjepidevalt ja oma tervist toetada järjepidevalt. Aga kui sa soovid lõpetada, siis peale 6. kuud on see võimalik. Iga kord, kui sul saab 4. kuu täis, põhimõtteliselt esimene kuu tegid selle nii-öelda starditellimuse, siis sul oli 1 kuu arve ja pakki veel ei tulnud. Teine kuu arve ja siis tuleb sulle 2 õli korraga. 3. kuu arve, 4. kuu, 2 õli korraga pluss test. Ja nüüd siit läheb edasi väga huvitavaks. Sina maksad kogu aeg ainult selle õli eest ehk 5. kuu arve, 6. kuu arve ja saabub sulle jälle pakk, kus on sees 2 õli, sest sa maksid 5. kuul ja 6. kuul. Et postikulusid kokku hoida, varasemast peaks sul väike varu olema olemas, siis sa vead siiamaani välja, tuleb jälle 2 kuud. Mõtleme ausalt, et kui ikkagi minu testi tulemus oli paigast ära, kui loogiline on, et minu laste testi tulemused on korras? No, ütleme nii, et pea 2 korda hullemad kui minul. Aga siis kui sinule ei sobi ja ei meeldi see variant, et sa oled kuidagi püsitellimusega seotud, siis sul on võimalik osta välja ettemakstud komplekt, mis tähendab seda, et sa saad kõik need samad asjad, mis ma enne nimetasin, ainult et sa saad need korraga kätte. Sinule tuleb esimeses pakis, mille hind on 456 eurot ja sellele siis ühtegi postikuluga midagi ei lisandu, see on fikseeritud number ja seal pakis on sul kõigepealt siis 8 suurt õli tavapakist, pluss 2 suurt õli. Ehk sa saad kohe 10 õli nii-öelda pakis, pluss 4 väikest õli, neid reisimise õlisid hea kaasa võtta või ka miks mitte kinkida, pluss 2 balance testi paketist, pluss 1 siis musta reede kingitusena. Et siit sa näed kohe, mis on siis meie tavapärases pakis ja mis sa saad musta reede puhul tasuta kaasa. Et praegu tõesti see on siis täiesti selline hullumeelne pakkumine. Ehk sisuliselt kokku koos tasuta tootega, mis siis sellel ettemakstud komplektil on alati lisakingituseks tasuta toode, on sul kokku siis 11 suurt õli, 4 väikest ja 3 testi. See on siis see pakett, mida sa siin näed. Ehk sul on võimalik, see on see nii-öelda tavapakett, pluss siis tulevad sulle juurde need tasuta tooted musta reede puhul. Need on siin kõik pluss 1 ja pluss 2 ja näha. Nüüd selles samast pakkumises on meil ka ilma testideta pakett, ehk siis nendele, kellel võib-olla on mingil põhjusel kas varasemalt olnud paketid ja sul on need testid olemas või sa oled juba varem teinud näiteks testi ära ja sa soovid praegu ilma testita, siis see pakett on loomulikult veidi odavam, sest tal ei ole neid teste kaasas, aga kui sa veel testinud ei ole, siis kasulik on siiski testid ka teha. Ja siin siis loogika sama, ainult et alustamise komplekt on 116 eurot ja ettemakstud komplekt on siis 368 eurot ja kui sa vaatad, siis sisuliselt on siin see kõik sama, ainult teste pole. Saad 11 suurt õli, 4 väikest õli ja teste ei ole. Ja samamoodi, kui sa ostad siis selle püsitellimuse paketi, siis siin on sul alguses 4 suurt õli, 4 väikest õli ja igakuiselt siis lisandub 1 õli. Ülejäänud pakkumiste puhul, et meil on tegelikult sama süsteemiga pakkumised erinevatele toodetele, aga ma peatun siis praegu hetkel nendel, mida ma täna teile ka tutvustasin. Ehk siis Extend ja Extend Plus puhul me näeme, et meil on siis pakkumine põhimõtteliselt samal süsteemil, aga siis stardipakett Extend Plusile musta reede puhul on siis selline, et sa saad esimeses tellimuses kohe 8 nagu pakki, pluss siis püsitellimus 1 pakk 6.
ja kui sa soovid selle kohe välja osta, siis ta on 402 eurot ja sisaldub siis sellisel juhul sul ühes pakis juba 15 pakki Extendi, mis olenevalt siis sellest, et kui palju keegi oma kehakaalule ja vajadustele vastavalt seda võtab, sul ikkagi jätkub teda, ma julgeks öelda, et keskmiselt ikkagi aastaks. Ehk et see on selline olenevalt vajadustele jälle, aga ikkagi pikaajaline. Ja Extendi puhul me räägime siis sellisest paketist, kus siis alustamise komplekt on 112 ja siin on 8 või siis vabandust, 8 tükki on esialgu ja siis igakuiselt lisandub üks pakk. Ja Sinobiotiku puhul, et neid teil on võimalik kõigil ka vaadata täpsemalt, on siis selline variant, kus siis esimeses pakis on kas 2 või 3 Sinobiotikut ja järgneb siis püsitellimus 32 eurot kuus ehk siis 1 Sinobiotik. Ma võtan praegu lahti selle 3, sest eriti alguses me vahel läheb aega enne ja harjutame ja võib-olla annad tuttavatele proovida ja kulub võib-olla rohkem, siis esimeses pakis sellisel juhul on sul 6 Sinobiotikut ja püsitellimus 1 ja see tuleb sulle hinnaga 88 eurot, mis teeb tema ühe nagu potsiku hinnaks ikkagi väga hea hinna. Ja seetõttu ma julgen nagu kindlasti väita, et praegusel hetkel oma tervisesse investeering on kindlasti kõige paremini ajastatud, sellepärast, et meie mustareede pakkumised on tõesti hullumeelsed. Ja kus siin see kala on? Kala on ikka selles, et me tegelikult tahame, et klient, kes hakkab oma tervisest hoolitsema, jätkaks seda järjepidevalt. Ehk et see, mida sa oma tervisele pakud, oleks järjepidev ja hea töö. Et lisaks sellele, mida sa sööd, sa kindlasti magad rahulikult, kui muidu uni peale ei tule ja uni on katkendlik ja häiritud, siis vajadusel võtad ka vivat juurde, et tagada oma kehale selline parim toimimise võimalus. Aga ma vaatan korraks üle, kas meil on... Ja juba ma näen, et küsimusi on siin veel. Kõik need, kes on kedagi kutsunud, vaadake, hoidke silmad lahti, et kellel siin täpsemad küsimused omadele on. Ja mina soovin siis kõigile kindlasti hästi head tervist, mõnusaid kohtumisi lähenevate jõulude ajal, kui mustreede on juba lõppenud, olete oma jõulupakid ilusti kokku pakkinud, siis ma soovin kõigile tõesti hästi mõnusaid sotsiaalseid võimalusi oma sõprade, tuttavatega head aega veeta ja et su tervis oleks hea. Turguta teda ja ole toeks endale.